Samuti on ta tubli matemaatikas, aga matemaatika ei tule tal üldse välja. Siis ei ole. Võite ülejäänud lilled tagasi tuua. Head sõbrad, kallid vanemad, head kolleegid, kõik siin viibijad. Eriline päev täna meie koolis. Nii võiks pealkirja panna. Tähistame ju ühte korralikku põhikooli lõpetamist. See on tegelikult selline aeg, kus teie noored inimesed teete üle silla esimesed sammud. Me oleme näinud teie kasvamist, teie muresid, teie rõõme, teie saavutusi. Ja see on nagu selline huvitav tunne, kui sa saad olla ühe noore inimese arengu juures tema kõrval. Ja nüüd ma teen elus esimest korda, mida ma varem pole teinud. Kasutasin ChatGPT-d kõne kirjutamisel. No nii nagu teie, nii mina ka. Eks me õpime. Aga need, mis ma alles jätsin, need võiksid teile sobida. Alati on tegelikult sõnadel mingisugune kummaline jõud ja tähendus. Kui me ütleme mingi sõna, siis sellega me tunneme, kas see on hea või see on halb. Kogu maailm on lava ja kõik mehed ja naised vaid näitlejad. Teie olete täna selle etenduse peaosalised. Teie olete laval. Teie annate seal etenduse. Teil on omad rollid.
ja kuidas te neid välja kannate, see on ikka paljuski teie eneste teha. Meie enda kodumaine kirjamees Eduard Vilde on öelnud: tõuske, kui olete langenud ja õppige elust, et mõista elu. No selline keeruline, aga kui mõtlema hakkad, siis on asja luba sees. Oluline on see, et kui ta mõnikord põlvile langetab, siis pööite nina puhtaks, pisara silmast ära, tõusite püsti ja ikka edasi. Õpime elust, õpime kogemustest, õpime väljakutsetest ja õpime meie enda poolt loodud õppetundidest. Ja viimane tsitaat teile on Oscar Wilde'ilt. Kui teadusest või kunstist ei piisa, on ainuke võimalus unistada. See, kuhu te olete jõudnud, see võimaldab teil unistada edasi. Unistada suurtest asjadest. Mida suuremad on teie unistused, seda suuremad saavad olema ka teie teod. Ärge kunagi lõpetage ära unistamist. Unistamine on see, mis loob meile tulevikku. Teie toetus ja teie armastus on olnud väga tugev tugi. Täna on see ka teie päev, et tunda seda rõõmu nende saavutustest ja tunda uhkust selle üle, millised kenad noored inimesed neist on saanud. Te olete olnud meile usaldusväärsed partnerid ja aidanud kaasa, et nad nii kaugele on jõudnud. Üksinda me ei oleks mitte midagi suutnud. Teie olete tegelikult ka nende teejuhid, toetajad ja ka põhjus, miks nad täna on siin. Ja tegelikult kõik see läheb edasi. Olge neile toeks samamoodi, kui te olete senini olnud ja nad teevad suuri tegusid. Aitäh teile! No mis ma oskan öelda läbi, kuidas meie president ütles, läbi vere, higi ja pisarate, jah? Et tegelikult nende noorte inimeste raja peal aitamisel me ikka nägime vaeva ka. Nad on meie nägu ka. Kõigi meie plusside ja miinustega. Eduard Vilde on kunagi öelnud: kõikide tarkuste allikas on armastus. Armastus õppimise, õpetamise, teadmiste ja teineteise vastu on olnud oluline osa meie koos käidud ühisest teest. Olge teiega homme avatud uutele ideedele, olge empaatilised, mõistvad, kui te jagate oma teadmisi ja oskusi teistega. Armastus ise, õppimise ja teistega jagamise vastu toidab meie hingi ja aitab meil koos pürgida ka suuremate eesmärkide poole. Ma soovin teile kõigile väga ilusat ja õnnelikult päeva. Aitäh! Nüüd on lõpp! Tänukiri Morris Malmrele. Tunnustatakse heade ja väga heade õpitulemuste eest. Põhikooli lõpetab kiituskirjaga Marleen Meister. Lisaks on tänukiri aktiivse töö eest õpilasesinduses. Kiituskirjaga lõpetab põhikooli Karola Purga. Lisaks tänukiri aktiivse töö eest õpilasesinduses. Kiituskirjaga lõpetab põhikooli Miina Soon. Lisaks tänukiri aktiivse töö eest õpilasesinduses. Kiituskirjaga lõpetab põhikooli Elisabeth Talur.
Kiituskirjaga lõpetab põhikooli Anna-Marii Tamm. Kiituskirjaga lõpetab põhikooli Moona-Marii Toots. Ja lisaks tänukiri aktiivse töö eest õpilasesinduses. Tänukirjaga heade ja väga heade õpitulemuste eest lõpetab põhikooli Patrik Aro. Tänukirjaga heade ja väga heade õpitulemuste eest lõpetab põhikooli Kristin Kört. Lisaks ka tänukiri aktiivse töö eest õpilasesinduses. Tänukirjaga heade ja väga heade õpitulemuste eest lõpetab põhikooli Lili Lill. Lisaks kiituskiri käsitöös ja kodunduses. Tänukirjaga heade ja väga heade õpitulemuste eest lõpetab põhikooli Karl Joonas Lõhmus. Tänukirjaga heade ja väga heade õpitulemuste eest lõpetab põhikooli Marta Elisabeth Ojamets. Tänukirjaga heade ja väga heade õpitulemuste eest lõpetab põhikooli Mariann Siimus. Tänukirjaga heade ja väga heade õpitulemuste eest lõpetab põhikooli Robert Soer. Tänukirjaga heade ja väga heade õpitulemuste eest lõpetab põhikooli Emil Tiivel. Kiituskiri liikumislõpetusest. Kiituskirjaga väga heade tulemuste eest käsitöös ja kodunduses lõpetab põhikooli Ingela-Maarja Avastu. Ja Ingelale on ka tänukiri aktiivse töö eest õpilasesinduses. Täname ka klassijuhataja Aigrinit. Tänukirjaga heade ja väga heade õpitulemuste eest lõpetab põhikooli Keira kool. Tänukirjaga heade ja väga heade õpitulemuste eest lõpetab põhikooli Eleri Grünvald ja kiituskiri käsitöös ja kodunduses. Heade ja väga heade õpitulemuste eest lõpetab põhikooli Mairis Grünvald. Tänukirjaga heade ja väga heade õpitulemuste eest lõpetab põhikooli Karl Pärtel. Kiituskiri ühiskonna õpetusest. Täname ka klassijuhataja Tuulikit. Tere! Kui te arvate, et ma tulin siia vabatahtlikult, siis ma lihtsalt sattusin valel ajal valesse seltskonda. Ja millest ma ikka rääkida saan? Ainult sellest, mida mina ja minu lapsed kogesime see 9 aastat. 1. septembril panin mina siia kooli kaksikud Eleri ja Mairise. Ärge hakake neid otsima, nad välja näevad nagu üksikud. Te nagu ei tule neid ära.
aga juhtus kuidagi nii, et ma pidin enne 1. septembrit pidin korraks siia koolimajja tulema Merle juurde. Kõik teevad Merlet. Ja tulen uksest sisse, mõtlen, mida koolimaja keset Tartut, selline nagu või. Ja kurdan Merlele, et nagu mu lapsed ei saa siit isegi ju ära hiilida, kõik põranda lauad krigisevad ju. Aga Merle oli just tulnud teisest koolist ja kas koosolekult või ringkäigult ja ütleb, et aga pane Kaagverre, väga ilus kool, just kõik eurorahadega korda tehtud. Ja siis ma jäin mõtlema, et aga loomulikult, et mis sellest välimusest, et see sisu on ju oluline. Ja sellest sisust ma nagu vaimustusin iga aasta, üha uuesti ja uuesti. Kõigepealt ma vaimustusin õpetaja Kristiinast. Küll tema käis nende lastega nagu terve Tartu linna läbi ja jalgsi muideks. Siis tuled kooli, direktor on majas. Tuled üritusele, direktor on kohal. Tuled paari aasta pärast jälle laste laulu kuulma, direktor jälle kohal. Kuidas ta viitsib, need lapsed laulavad ju iga aasta neid samu laule, eks ju. Aga see tekitab jälle sellise turvatunde ja nagu, et see näitab ju, et austatakse seda, mida teised inimesed teevad, mida lapsed teevad. Seal majas olime me kõvad vennad. Sest me olime kõige vanemad, kuigi me olime 4. klass. Aga me pidime ikkagi istuma lasteaetoolidel ja kasutama väikseid kraanikausse. Ja siis tulime me tagasi siia. Oila, puukuurist oli saanud loss. Keegi alguses ei orienteerunud siin, aga ratastega toolid, mida asja. Ja seda elevust jätkus hulgaks ajaks, kui kaksikud tulid koolist koju ja ütlesid jälle, et nad avastasid mingi uue nurga või mingi ilusa seina või midagi sellist. Aga miks on nii, et iga õppeaasta alguses öeldi meile, et nüüd läheb raskeks, nüüd peate hakkama õppima? Aga miks oli nii, et mulle toodi kell 22.32 õhtul helesinine eegel see lõng ja öeldi, et homseks peab 4 rida siin juures olema? Aga miks on nii, et matemaatikatunnis kuuleme tihti küsimust, et kus meil seda valemit vaja läheb ja vastust me pole saanud? Aga miks on nii, et iga kord, kui koolist tuletõrje alarm tööle läheb, siis kõik on maru õnnelikud? Aga ma pidin olema õnnelik, kui pool tundi hiljem tuli su õde tumesinise heegellõngaga ja ütles, et see peab homseks valmis olema. Aga kõigele vaatamata oleme me teile tänulikud. Tahaksime ka õpetajates vabandada nende hallide juustekarvadest, mis me oleme teile tekitanud ja nende pisarate eest, mis te olete meie nimel valanud. Ja märkamatult kasvasid lapsed suureks. Lapsevanemad ja meie õpetajad oleme ikka veel noored. Hakati muidugi järjest rohkem kodus küsima, et emps, kuna sa kodust ära lähed, et pinda oleks vaja. Kes on kaksikute juures peol käinud? Käsi püsti. Oh, sa oled ka käinud, aga su emps on siin, et ma saan aru, mis sa ei tõsta. Ka pidupidamist peab õppima ja kool seda kahjuks ei õpeta. Aga iga kell oma lapsi raatuse kooli usaldada, nagu te saate sellega suurepäraselt hakkama. Aga see, kuidas te saate hakkama laste vanematega, selleks teile eriline kogus kannatlikkust. Ja kallid 9-ndikud, teiega oli tore, pange hullu. Ja elage laifi. Ja mina hetkel isegi ei tea, kas mul on parem meel selle üle, et kaksikud lõpetasid kooli või selle üle, et nad said suveks tööle.
aga meile alles nagu astriaier kiivub kastepiis. Milde kuite kõik otsib malle, täna peusud teil olgu siin. Ma armastan valjusti mööda laulda, vihmakrabinat ja lõkkevõbinat, murakamoosi, ühtemoodi soola-suhkrudoosi. Ma armastan tuulelohesid, värskeid hapukurke, päkapiku elevust, rahvariide kirevust. Ma armastan supilinna, esimest krõbisevat lund, rapsipõlde, tulikuuma liiva. Ma armastan olemist, müristamist, pikutamist. Ma armastan spontaansust, lapselikku uudishimu, naiselikku julgust. Ma armastan suitsusauna suveööl, tõrvalõhna, magusatund ja täisväärtuslikku väsimust. Ma armastan oma kodumaad ja maakodu. Ma armastan vanaema helget kätt ja õpetaja teravat pilku. Ma armastan elu. Ja ma proovin mitte vihata, sest selles vihades maailmas ei jää muud üle, kui igas päevas leida valgust, leida headust, leida armastust ja armastada hingega. Aitäh, head õpetajad, et olete meil lasknud avastada, tunda, karta ja armastada. Tänu teile oleme saanud teada sellest, mis on elus päriselt oluline. Soovime edu lõpetajatele nii haridus- kui ka eluteel ning proovige ikka igas päevas leida midagi, mida armastada. Täna on eriline päev. Me saame uhkust tunda oma põhikooli lõpetajate üle. Lõpetajad, see on hetk, mis tähistab teie sihikindlust, pühendumust ja saavutusi. Olete olnud uskumatult vaprad ja visatöö tulemusena olete jõudnud siia, kus te täna oleme. Igaüks teist on unikaalne ja eriline. Te olete õppinud, kasvanud ja arenenud ning olete valmis astuma järgmisse etappi oma elus. Täname kõiki meie imelisi õpetajaid ja koolipersonali, kes on pühendunult juhendanud ja toetanud teid praegusel teekonnal. Õpetajad on olnud teie teejuhid teadmiste maailmas. Täname teie eelmisi klassijuhatajaid Tiinat, Janet, Pillet ja Kristiinat ning Tiinat. Õpetajad on innustanud teid avastama, küsima ja unistama suurelt. Nende pühendumus ja kirg õpetamise vastu on aidanud teil areneda ning nende panus on olnud hindamatu. Loomulikult ei saa me unustada ka vanemaid. Teie vanemad on olnud teile toeks, andnud teile armastust ja julgust ning uskunud teie võimetesse ka kõige raskematel hetkedel. Lõpetajad, meie klassijuhatajatena oleme saanud olla teie kõrval selles põnevas ja mõnikord keerulisel teekonnal. Oleme näinud teie kasvu, näinud neid saavutamas enda seatud eesmärke, astumas välja oma mugavustsoonist. Oleme näinud teie naeru, pisaraid, oleme püüdnud olla teie toetajad igas olukorras. Oleme teie üle uhked ja usume teie potentsiaali saavutada suuri asju. Tehke oma unistused teoks, avastage maailma, järgige oma südant ja püüdke saavutada seda, mida te tõeliselt soovite. Olge uudishimulikud, küsige küsimusi ja ärge kartke astuda tundmatusse. Ärge kartke eksida ja seda, mis tuleb niikuinii. Et uskuge endasse ja oma võimetesse. Te olete juba näidanud, et suudate saavutada suuri asju.
ärge kartke unistada suurelt ja püüelda kõrgete eesmärkide poole. Te olete valmis lendama kõrgele. Olge julged, olge sihikindlad ja uskuge endasse. Me oleme ikka ja alati siin teie jaoks olemas. Seiklusteta elu peagi tüütaks meid, jutab edurena seisma jää. Teele jah teele nüüd, pikk on tee, algust ja lõppu sel varjas silmapiir. Tundmatust lubades vagun suur siine, veereb ja igaüht kaustesse viib. Teele jah teele nüüd, pikk on tee, algust ja lõppu sel varjas silmapiir. Tundmatust lubades vagun suur siine, veereb ja igaüht kaustesse viib. Kord kõik asjad otsa saavad. Miski pole otsatu. Läbi saab kord pakski raamat, jõgi lõpeb otsa ka. Iga asi lõpeb otsa, saagu lõpp siis heaks või paremaks. Aga kui tal poleks otsa, asja kahtlaseks me peaks. Palju õnne, Tartu Raaduse kooli vilistused! Euroopa
mina tulin, ma kuulsin, et David ja Kevin lõpetavad ja seda oli võimet, tahtsin oma silmaga ka näha. Nägin ainult Davidit, Kevinit ei olnud kohal. Kevin lasi üle. Aivar Patt oleks mitte tulemata jätta sellisele legendaarsele üritusele nagu Tartu Raatuse kooli lõpuaktus. Kes teil siis sõpradest seekord lõpetas? Aga David ja siis ikka vana ja Kevin Pärn. Nii jäite rahule? Jäin. Jah, lastest on kahju, eks ju, lähevad ära. Toredad lapsed olid. Tervist. Jaa. Rõõm näha. Aga tore on kohtuda ka pärast, on ju? Muidugi. No vaat. Vaadake täna! Nii, meister võtab kokku nüüd selle asja. Läbi. Marleen, sa nüüd tahab viiekat või? Kas ma võin, ma veel ei tee, aga... Teeme pildista Marleen! Pildi peal on praegu. Nii, Hansen, te olete ümbriku palka saanud või pakute altkäemaksu? Ei, ma pakun altkäemaksu praegu Toomasele, et ta tuleks minu kooli direktoriks. Mis koolis? Vanavõidu kutsehariduskeskusesse. Ma võtan ta nüüd siit koolist ära ja viin kutsehariduskeskuse direktoriks. Jah, see on tulevik. Ja pakun talle siin ümbriku palka praegu, et tuleks. Palju palka pakute? Mitte kuidagi ei taha tulla. Palju palk on? Praegu on 6,5 kilo. Puhas. Kuidas aktus läks? Kuule, normaalne. Nagu ikka. Kenasti. Just. Tubli oled. Tubli kooli tegid ja hea süsteemi. Võts maha. Eks teid pole kerge. Siin kerge või? Olemas. Minu töö on tehtud siin koolis.